Kaitsevägi näitas Sillamäel oma tehnikat ja varustust. Teiste seas sai tutvuda ka Ameerika Ühendriikide sõduritega, kes on läbinud enam kui 2400 kilomeetrise rännaku Dragoon Raid läbi 6 Euroopa riigi. Üks oluline koht oli ka siia Ida-Virumaa tulla. Miks Sillamäe? Ilmselt selle jaoks, et me oleme Sirgalas hästi palju kohal olnud ja käime kohal ja jätkamegi käimist. On hea näidata, kes me oleme ja mida me teeme. Kaitsevägi tahaks tutvustada ja näidata, et me oleme tavalised inimesed. Ei tohi karta ja tuleb osaleda riigikaitses. Ameerika sõdurid suunduvad edasi väeosadesse Tapale, Lätti ja Leetu, et osaleda esmaspäeval algaval rahvusvahelisel õppusel Saber Strike, mille juhtriik koos Eestiga sel aastal ollakse. Ameeriklastele on siin viibimine suur elamus ja rõõm. So this is a great event for us to be able to meet the people of Estonia, see the culture of Estonia, and more importantly, be able to work with our Defense Force allies, Defense League allies, and the Defense Force as well. I think it's a great event. We're really excited to be here. We're enjoying the Estonian weather. But overall, it's a great opportunity for us. It's an honor, it's a privilege for us to be here to talk to the Estonian populace, to build that bond of friendship we have with Estonia. Hoolimata vesisest ja jahedast ilmast oli sillamäelasi, kes seda üritust ootasid ja elamuse said. Все прекрасно, все можно трогать, везде можно залезать. Это же мечта, мне кажется, любого мальчишки позалезать вот на эту вот технику действующую, которая работает, стреляет, если надо. Ну, хорошо, интересно посмотреть, что какое сейчас вооружение, какая сейчас техника ее. Просто когда мы служили, там были одни виды вооружения, сейчас другое. Всегда что-то новое посмотреть, интересно. Sillamäe võõrustas külalisi lahkelt ning jätkub ka edaspidine koostöö. Sellel aastal on siis Ameerika maaväe toetusel paigaldatakse meie merepargis välitrenasöörid. Merepargis on rajatud terviserada, mida väga intensiivselt kasutatakse, kus käib väga palju rahvast ja siin on terviseraja kõrvale, siis Ameerika poolt paigaldatakse välitrenasöörid. Ameeriklased on Eestis teinud peatusi peale Sillamäega Valgas ja Tartus ning teisipäeval 14. juunil ollakse Pärnu keskväljakul.